Tere! Täna räägime ChatGPT'st osa 2. Kui sa vaatasid meie eelmist videot, siis võiks sul praeguseks olla üsna hea ettekujutus, milline ChatGPT keskkond välja näeb ning oled saanud ka esimesed nipid promptide kirjutamise kui ka lihtsamate funktsioonide osas. Kui sa ei tea, aga millest ma räägin, siis soovitan selle seeria esimene video üles otsida ja vaadata ka see ära. Nüüd lähme aga sammu võrra edasi ning vaatame, kuidas seda tehisaru enda jaoks veel paremini tööle panna, sest tööriistu on ChatGPT's veel mitmeid. Ja jälle tuletan ka meelde, et pane videot vajadusel pausile või keri tagasi, ikka selleks, et saaksid omas tempos rahulikult kõik teemad läbi katsetada. Sobib? Läksime! Tänane eesmärk on viia ChatGPT kasutamine kaugemale kui lihtsalt kiired üksikud küsimused-vastused. Ehk siis vaatame, kuidas me saame oma tööd selles keskkonnas organiseerida ja laiendada nii, et sellest saaks sinu igapäevane päris tööpartner. Nii, aga alustame taas uue vestlusega. Ja selle asemel, et kirjutama hakata, proovime hoopiski vestelda, rääkides. Oma häälega, Katsetame. Nii, millise näite ma siia võtan? See peaks olema midagi sellist, mis kõikidele õpsidele peale läheks. Lihtne. Kohvi. Selleks tuleb meil siis vajutada siin seda nupukest, et kasuta häälrežiimi. Tere! Kas sa saaksid rääkida mulle kohvi ajaloost? Absoluutselt. Kohvi ajalugu on tegelikult päris põnev. Legendi järgi avastati kohvi Etioopias, kui üks kitsekarjane märkas, et tema kitsed muutusid marjadest süües eriti energiliseks. Sealt edas levis kohv Araabiasse, sai populaarseks islamimaailmas ja hiljem jõudis ka Euroopasse ja üle terve maailma. Kas sa saaksid nüüd palun jätkata nii, nagu sa loeksid peale õudusfilmile? Muidugi, teeme nii. Kujuta siis nüüd ette, et hämmardub ja kuskil kaugelt kotstab vaevu märgatavat kõhedust tekitavat muusikat ja siis ilmub areenile kohov. See pole lihtsalt tavaline jook. See on jook, mis öövarjus levib üle mägede ja merede, haarates inimeste meeled oma kofeiinise haardega. Ühest väiksest Etioopia nurrakesest hiilis kohv Kas sa saaksid jätkata nüüd inglise keeles? Absolutely, let's switch it up. Imagine it's like you're narrating a spooky movie trailer. So, in the darkness of history, coffee emerges, not just as a drink, but as this mysterious form. Vot nii. Ma omas kogemusest võin küll öelda, et väga mugav on sellega aeg-ajalt mõtteid põrgatada. Näiteks samal ajal autoroolis istudes. Jääb mulje, nagu räägiksin kellegagi telefonis. Tõsi, kui vestlust pidada eesti keeles, siis natukene võib-olla niisugune veider ja tehislik. Aga kui näiteks inglise keeles rääkida, siis kõlab see üsna elutruult. Igatahes saab sellega mõnusalt ajurünnakuid pidada, õppida, valjusti mõelda, võõrkeelt harjutada või miks mitte lihtsalt oma lõbuks vestelda. Ja selleks ei pea isegi ekraani vaatama. Kõnega seoses on veel üks mugav tööriist. Whisper. Ja ei, me ei hakka nüüd chatile oma soove sosistama. Whisper on kõnetuvastus, mis muudab salvestatud kõne tekstiks. Mõtle, kunagi oli vaja ülikooli lõputööde jaoks tehtud intervjuud käsitsi transkribeerida. Või siis kasutada tööriista, mis pooled sõnad valesti kirjutas. Aga nüüd on variant visata telefon ChatGPT-ga lauale, öelda talle, et salvesta ja transkribeeri ja ongi olemas. Okei, ütled, et ülikool on võib-olla ammu lõpetatud. Mis kasu sellest veel saab olla? Saad ise trükkimise asemel enda häälega ülesandeid anda. Nagu näiteks, kirjuta lapsevanemale viisakas teade, homme 6. B-klassil lühem tund, palun, andke lapsele vihik kaasa. Ja chat teebki sellest e-kirja, vajadusel tõlgib veel mõnda teise keelde ka kui vaja. Või saad salvestada mõne koosoleku või vestluse ning paluda sellest hiljem kirjalik memo teha. Aga siis tuleb kindlasti osapooltelt küsida nõusolekut ning vältida isikuandmete jagamist. Igal juhul saab ka siin mõnusalt mõne ülesande pealt aega kokku hoida. Mille arvelt siis kiire õpetajate toa külastus teha ja võib-olla veel ühe tassi kohvi võtta. Hästi. Nüüd ma näitan teile midagi, mis hoiab ChatGPT sinu eest automaatselt töös. Tasks ehk ülesanded. Lähme siit alt nurgast sätete alla. Siit sa leiad sellise vahelehe nagu teatised ja teatistes on ülesanded. Ja siin saab valida, kuidas ülesande käivitumisest teavitatakse. Näiteks saab sisse lülitada teatised e-postile, e-kirja näol või tõuketeatised nutitelefonidele. Lisaks on siin nupp halda ülesandeid, mille alt saab ülesandeid siis hallata. Avaneb eraldi ülesannete aken, kus on näha kõiki aktiivseid ülesandeid ja neid saab siis muuta, peatada ja kustutada. Kui mõni ülesanne käivitub, siis ilmuvad selle tulemused uue vestlusena vasakpoolsele külgribale. Ja sealt saad siis seda avada, väljundi üle vaadata ja soovi korral vestlust jätkata.
No, proovime ühe taski luua. Kaldkriips task. Saada mulle igal hommikul kell 11 kokkuvõte olulisematest uudistest. Väga hea. Või avame uue akna ja kirjutame kaldkriips task. Saada mulle igal reedel kell 13 üks mänguidee, mida klassiruumis 8. klassi õpilastega soojenduseks mängida. Ja siin ta ongi. Task loodud ja siit saad seda siis ka hallata. Liigume edasi ChatGPT ühe asjalikuma ja agentseima tööriista juurde. Deep Research ehk siis süvauuring. See on loodud keerukate mitmeastmeliste küsimuste lahendamiseks. See ei tee pelgalt veebipäringut, vaid see tõmbab infot mitmest allikast, analüüsib väga suurt tekstide, piltide, dokumentide hulka ning muudab kurssi vastavalt sellele, mida siis tee pealt leiab. Ehk siis teeb nagu pisikese uurimistöö. Ja seda kõike minutitega. Õpetajana aitab see mul muuhulgas näiteks kiiresti kokku panna usaldusväärse ülevaate uue teema jaoks. Proovime koos läbi ka. Süvauuringut saab käivitada vajutades siin pluss nupule või kirjutades käsureale kaldkriips Deep Research ja vajutades Enter. Küsime midagi sellist. Koosta ülevaade viimase 5 aasta Eestis avaldatud uurimustest, mis käsitlevad kliimamuutuse mõju metsadele ja elurikkusele. Tõsta esile 3-4 järeldust, viita allikatele ja lisa ideid, kuidas siduda teemat gümnaasiumi, bioloogia või geograafia tundidega. Ja niipea, kui ma selle käivitan, alustab süvauuring kogu prompti läbitöötamist. See esitab sulle suure tõenäosusega ka täpsustavaid küsimusi, et edasi liikuda. See tegutseb samm-sammult, ehk siis toob allikaid, esitab fakte ja lõpuks ehitab väljundit. See võib võtta mõnest minutist kuni näiteks poole tunnini. Videomaagia abil kerisime nüüd aega edasi, muidu oleks lihtsalt pool tundi vaikuses istunud. Aga igatahes nüüd me siis näeme ekraanil, kuidas süvauuring on koondanud tulemused selgeteks alapeatükkideks, lisanud viited teadusartiklitele ja muudele allikatele ning pakkunud konkreetseid õppetegevusi ja uurimisküsimusi. Nende põhjal saab teha näiteks tunni sissejuhatuse, kohandada keerukad mõisted õpilasele arusaadavamaks ning samal ajal näidata, kuidas allikaid korrektselt tsiteerida ja kriitiliselt hinnata. Olgu, vaatame järgmist tööriista. Canvas ehk lõuend. Nägime, kuidas süvauuring aitab kokku panna struktureeritud usaldusväärse info. Nüüd aga liigume uurimisest kirjutamise juurde. Lõuend on koostööredaktor, kus sina ja ChatGPT saate reaalajas koos sisu luua. See on suurepärane igasuguste kirjatükkide tegemiseks, aga ka näiteks koodi kirjutamiseks. Mõtle, aruanded, ettepanekud, dokumendid, kokkuvõtted, kirjad. ChatGPT on neil läbi lõuendi justkui kaastoimetaja. Ei mingit kopeerimist ja kleepimist ja vahelehtede vahel hüppamist. Üks tööruum, kus saate koos luua, muuta ja lihvida. Ja chat ei solvu ka, kui seda kirjutis ümber hakkad tegema. No vaatame siis ikka koos ka. Loome midagi sellist, millest võiks saada meie stardipunkt. Taaskord klikime siin plussi ikoonil, lähed siia täitsa alla, kus on kirjas rohkem ja sealt valime Canvas. Lähme seekord sellise promptiga. Kirjuta teade kolleegidele, mis kutsub õpetajaid osalema kord trimestris toimuval innovatsioonipäeval, kus meeskonnad saavad prototüüpida uusi ideid õppetöö läbiviimiseks. Lisa lühike ja köitev pealkiri. Too välja ürituste eesmärk, kirjelda 3 erinevat viisi, kuidas kolleegid osaleda saavad ja lõpeta kiri sooja, sõbraliku, ent professionaalse sõnumiga. Lisa lõppu kuupäev, kellaaeg, ruum ja registreerimistähtaeg. Nii, ja siis ChatGPT vastab sulle nagu ikka vastavalt sinu sisendile, aga nüüd on näha, et see on niisuguse nagu kastikese sees ja siin üleval on mitu erinevat nuppu, mida saab vajutada. Vajutame näiteks nupul redigeeri ja siis avaneb lõuend. Kui lõuend avaneb, siis näed vasakul vestluspaneeli ja paremalt dokumenti. Teeme koos ühe reasisese muudatuse. Selle asemel, et kogu teksti uuesti genereerida, mis suure tõenäosusega tuleks algsest täiesti erinev, saame nüüd muuta kirjutist näiteks reahaaval. Või samuti saaksime muuta ka tervet lõiku. Palun tal hoopiski lisada mõned ideed ja kirjeldada need põhjalikumalt. Ja nagu näha, uuendatakse seda jaotist koheselt. Nii, aga liigume nüüd hoopiski siia alla paremasse nurka, kus on niisugune pliiatsi märk soovita redigeerimisi. Ja kui me hiirega siia peale lähme, siis avaneb niisugune väike hüpik, kus on 4 valikut. Me saame reguleerida pikkust, me saame lugemistaset muuta, lisada viimast lihvi ja lisada emotikone. No, proovime anda kirjutisele siis selle viimase lihvi. See silub sõnastust ja ühtlustab kogu dokumendi tooni. No umbes nagu läheks eesti keele õpetaja juurde ja paluks tal igaks juhuks kõik omad üle kontrollida. Ja nüüd ongi kiri saatmiseks valmis. Hüva, need tööriistad vaadatud, liigume edasi. Eelmisel korral sai kiiresti mainitud vasemal küljeribal selliseid asju nagu GPT-d ja projektid. Alustamegi sellest viimasest.
projektid võimaldavad ChatGPT siseselt luua kaustasid, mis grupeerivad seotud vestlused, failid ja juhised. Nii ei kao kontekst isegi siis, kui vahetad vestlusi või tuled mõne päeva pärast tagasi. Iga vestlus samas kaustas jagab sama taustateadmist, nii et ei pea faile kogu aeg uuesti üles laadima või eesmärke kordama. Projekti loomine on üsna intuitiivne. Näiteks saame luua uue projekti pealkirjaga 12. klassi eesti keel riigieksam. Ja siia alla lähevad siis näiteks ülesannete mustandid, hindamismaatriks ja selle stiil ja nii edasi. Nüüd järgmine teema võib tunduda selline, mis saab kupli kokku ja natukene keeruline, aga usu mind, tasub ära õppida. GPT-d ehk oma mikroabimehed. Need sobivad korduvateks ülesanneteks, kus vajame iga kord järjepidevat struktuuri ja tooni. Ja vot, kui sa mõtlesid, et tehisaru treenimine on mingisugune ülispetsiifiline töö, milleks peab olema korralik kitivend ja oskama vähemalt progeda, siis näed sa. Saab väga lihtsasti oma mudeleid ise treenida. GPT on sisuliselt sinu enda kohandatud versioon suuremast ChatGPT-st. See järgib sinu juhiseid nagu ikka, aga tunneb ka sinu töövoogu ja annab järjekindlaid tulemusi ilma, et peaksid iga kord prompti ümber kirjutama selleks. Näiteks kasutan mina sellist spetsiifilist GPT-d, mille nimi on Sous Chef. See on treenitud tegelema toiduga ja retseptidega. Näiteks vaatan kodus külmkappi, panen sinna GPT-sse kirja, mis mul parasjagu alles on ja tema juba teab ja oskab neist luua väga efektiivselt häid retsepte. Ja ei lähegi üle jääke raisku. Siinkohal pean sulle aga rääkima ka sellest GPT mündi teisest küljest. Neid treenitakse üldjuhul tegema ühte asja väga hästi. Oletame, et sul on vaja just spetsiifiliselt töölehtede loomisel abi. Siis on sul mõistlik treenida GPT, kes oskabki just seda väga hästi teha. Selleks tuleb sul talle terve hunniku juba valmis tehtud töölehti anda nii-öelda õppimiseks, et ta õpiks neist, mis struktuuri ja stiiliga sa üldiselt töölehti lood. Seega hiljem, kui sa annad talle ülesande mõnda töölehte luua, võtad aluseks just need materjalid, millega sa seda treenisid ja üritab midagi sarnast luua. Ja pika peale hakkabki ta seda ülesannet väga hästi tegema, just nii, nagu sa võib-olla ise seda teeksid. Aga palju paremini kui tavaline ChatGPT mudel. Küll aga on oluline mõista, et selle treenitud GPT käest pole mõtet muid üldisi asju küsida. Seda tasub teha ikka tavalise ChatGPT käest, kui sa ei ole just valmis saama mingisuguseid suvalisi väljamõeldisi või üritab ta sinu küsimusest ikkagi kuidagi töölehte hakata looma. Ehitame ühe sellise kohandatud GPT nüüd koos. Teeme näiteks sellise, mis koostab eri ainetundide tunnikavasid, nädalaplaane ja pikemaid õpiradu, viidates Eesti riiklikule õppekavale. Arvestab klassi taset, tagasidestamist, materjale, kodutöid ja aega minutites. Nii, siin vasemal ribal saame valida GPT-d ja siis siin paremal üleval nurgas on nupp loo. Ja nüüd avaneb selline eelvaade, kus siis vasemal me saame hakata asja looma ja paremale poole tulebki siis selle kogu mudeli eelvaade. Alustame detailsest tööjuhisest, mis paneb paika meie soovid. Näiteks roll. Käitu Eesti üldhariduskooli kogenud õpetajana. Kontekst. Töötad põhikoolis ja gümnaasiumis. Aluseks on riiklik õppekava. Küsid õpetajalt aine, klassiastme, teema, tunni pikkuse, õppijate arvu ja vahendite ülevaadet. Ja väljund. Tunnikava tabelina, kus on siis kirjeldatud aeg, tegevus, õpieesmärk, vahendid, eristamine ja hindamine. Aeg jaota realistlikult, näiteks 5 + 15 + 15 + 10 minutit, õpieesmärgid õpilastele mõistetavas keeles, pluss võimalusel siduda need lühidalt riikliku õppekava pädevustega. Hindamise osas edasiviiva tagasisidevõtted pluss 3 kiirküsimust enesekontrolliks pluss hindamismaatriksi miniversioon. Vajadusel kodutöö kirjeldamine selge juhisega. Materjalide linkide osas soovita avatud ressursse, näiteks e-koolikott või tasuta videod animatsioonid YouTube'ist ja väldi tasulisi materjale ja keskkondi. Stiil võiks olla selge ja praktiline, õpetajasõbralik toon. Eesti keeles vältida liigset akadeemilisust. Ja lõpuks kontroll. Küsi enne väljundit puudutavaid detaile. Aine, klass, pikkus, teema, eripärad. Kui infot pole, tee parim eeldus ning märgi see ära. Piirangud. Ära jaga isikuandmeid, ära kopeeri tasulist sisu. Kui viide on ebakindel, ütle seda. Nii, meie soovid said nüüd kirja ehk lähtu ülesanne endale antud. Ja nagu näha, siis ta pakub sulle sellele GPT-le nime ka, võid minna sellega, võid ise välja mõelda. Ja siin paremal pool eelvaates on näha, et ka siin on muutused toimunud. Ehk siis tehniliselt me saame talle juba seda ülesannet lahendada anda. Aga see GPT ei ole kaugeltki valmis. Seda tuleb nüüd treenima hakata. Ja mida rohkem sa seda treenid, seda osavamaks see muutub. Talle tuleb üles laadida taustfailid, inglise keeli knowledge files. Selle GPT puhul võiksime talle anda näiteks PDF-i väljavõtte riiklikust õppekavast. Siis võiksime anda talle näiteks õppetöö ajakava, kus on kirjas vaheajad ja miks mitte ka mõned kooliga seonduvad olulisemad kuupäevad. Ja siis erinevad juba valminud tunnikavad, hindamisjuhendid, töölehed
seda kõike, et tal tekiks konkreetne väljundi stiil. Ja siis lõpuks, kui oleme teda natukene treeninud, saame sellest kasu lõikama hakata. See on umbes nagu koostaks kontrolltöö mõnes digikeskkonnas. Alguses peab natuke rohkem vaeva nägema, et hiljem aega ja koormust kokku hoida. Ja kui sa nüüd mõtled, et mul oleks teema küll, mille kohta GPT teha, aga ei oska seda teha, siis las ChatGPT aitab. Ütle, mille kohta sa GPT-d soovid luua ja saad juhise, mida sammhaaval tegema hakata. Las tehisaru aitab tehisaru luua. Hüva, aitab sellest teemast küll. Vaatame veel ühele funktsioonile otsa, enne kui tänaseks laiali läheme. Järgmine asi, mida teile tutvustan, on koodeks. See on ChatGPT võime mõista ja kirjutada koodi. Kõige rohkem on selles kasu ilmselt informaatika õpetajatele. Kooli kontekstis on see väga hea tööriist programmeerimise õppimiseks. Muidugi, kui on ka endal progemise vastu huvi, siis on võimalik koodeksi abil luua pisikesi programmikesi, mis ka õpetajatöös võiks üsna kasulik olla ja mida internetist võib-olla ei pruugi leida. Ja olemegi jõudnud lõpule. Käsitlesime täna palju kasulikku, mida enamik ChatGPT kasutajaid tegelikult enda jaoks tööle ei pane. Tehisaru areneb kiiresti ning mida rohkem leiad aega ja mahti, et seda enda töövoogu integreerida, seda rohkem saad nutikamalt töötada ja tulevikus aega säästa. Aitäh, et viitsisid pika jutt ära kuulata ja loodan, et saad siin nähtud ka ise päriselt rakendada. Palju edu ja kõike head!